õhtule. Olen juba 2 kuud tagasi sellelt toredalt 13-päevaselt reisilt, millest ma 11 päeva sain siis koha peal olla. Ja erinevalt tavaprogrammist, kus ma saan olla selline keski sooloreisija või siis vahel harva grupireisija, siis sellel korral oli kaasas sõbranna Triin. Pooleldi raske südamega ta nagu võtsin, sest me peab kunagi koos reisinud ja ma olen väga-väga virts, mis puudutab koos reisimist, aga etteruttavalt kõik läks hästi. Nii mina kui Triin oleme tagasi ja suurepärase tervise juures. Ja seal reisil Madagaskari, ma olen aastakümneid Madagaskaril hoidnud silma peal, aga Madagaskari lennupiletid on mega kallid alati, et on ütleme selline 2-3 tuhande piires per nupp ja see on olnud ka selline takistus sinna minekuks, sest seal koha peal ka need teed on sellised peaaegu läbimatud, kõik võtab kaua aega. Ma väga kartsin seda Madagaskarit prantsuse keele ja kõige muu pärast ka, et ta oli nagu selline keeruline sihtkoht. Ma arvasin kunagi, et oli tegelikult väga chill, väga lihtne, kedagi ei huvita su prantsuse keel, lõpuks räägid ikka kehakeeles, mina räägin eesti keelt, nemad räägivad oma murrakut seal, et ei speagi seda frenchi seal ka keegi, et võib täitsa rahulikult minna, saab eesti keelega hakkama. Ja augustikuust tuli siis Turkish Airlinesi eripakkumine, et Oslost Madagaskarile 700 €. Ja Oslo piletid saab alla 100 € tegelikult kätte nagu edasi-tagasi, kui hästi otsida. Ja seda ma siis ka tegin ja muidugi sai selline värdmarsruut ehk siis Tallinn, Oslo, Oslo, Istanbul, Istanbul, Mauritius, seal läks 3 lennukit tühjaks, Mauritiusel tõusime uuesti õhku ja läksime siis 50 inimesega Madagaskarile edasi. Kokku see pull kesti siis üle 25 tundi, et ega need Oslo lennud ei olnud ka niimoodi tšah-tšah ühe lennuki pealt teise peale. Aga miks on seal hea käia, ajavöönd on Eestiga enam-vähem sama, et see on plusstund või miinustund või ühesõnaga olematu, et see ei olnud teema, et selles mõttes oli sinna lihtne minna, kui juba kohal olid. Aga nüüd siis küsisite, et nagu klatši ja kõmu ja seiklusi, et ütleme, et pühapäeva õhtul Tallinnas nagu check-in'i tehes nagu korraks tundus, et nüüd jääb Madagaskarile minemata, sellepärast et Eesti enim reisinud naisi Kerli Nõu oli unustanud ära, et Madagaskarile tuleks teha e-viisa. Ma olin lugenud, et viisa saab piirilt, ma olin sellega arvestanud, aga Turkish Airlinesi online check-in nõudis järjekindlalt viisanumbrit. Ja pühapäeva õhtul ma suutsin ennast sellest puuduvast viisanumbrist nii rõngas saada, et ma listasin Tallinna lennujaama, ma listasin Oslo lennujaama, ma listasin Turkishi ooteliinidele, kõik maailma numbrid, kuhu sa helistada, loomulikult pühapäeva õhtul keegi vastu ei võtnud, Tallinna lennuväljal öeldi, et siis jääb minemata. Et ega kui teil Madagaskari viisat ikkagi ei ole tehtud, siis ei ole mõtet sinna Oslosse nagu kohale lennata. Ja sõbranna Triin siis, kui ta nagu pühapäeva õhtul selle info siis teadmiseks võttis, küsis, et ma ei tea, mul on pool kotti on pakitud, et pool on veel pakkida, et kas ma siis üldse pakin või. Ja ma ütlesin, et tead, paki ikka sellepärast, et Istanbulini nad peavad ikka meid lennutama. Et selleni Istanbulini on makstud ja lihtsalt kõige hullemal juhul, et kas siis lähme Mauritiusel maha või ostame mingisuguse muu lennu, et nagu reisile lähme igal juhul, aga lihtsalt võib-olla mitte Madagaskarile. No nii, tegelikult etteruttavalt ise ajasin ennast rõngasse, rahulikult oleks võinud Oslos minna tipp Turkishi sinna check-in'i, rääkida lugu ära, et eestlastel on võimalik ka piirilt viisa taotleda ja nad oleks rahulikult need pardakaardid andnud pihku ja head lendu. Aga see, et nagu e-süsteem ei lubanud neid pardakaarte printida, et ma ise sellest nagu ennast kuskile kuu peale kerisin ja juba, ma ei tea, Ladina-Ameerikasse lendasin, plaan C, plaan D, plaan F. Triin ütles, tead, hinge sisse, hinge välja, me lähme Madagaskarile. Et ta oli hästi normaalne reisikaaslane selles osas, et mingid vähe nagu erksamad inimesed, et me oleks üksteist nii rõngasse seal kloppinud, et selles mõttes nii läkski. Ja siis me jõudsime sinna kohale pärast 25 tundi siis tiira taaratamist ja
ja lõpp ja kõik ja kui me siis juba seal taksos olime, muidugi taksodega on seal ka pull, et kui te YouTube'i vaatate, siis öeldakse, oi, $5 päevas tead siin onu sõidab päikesetõusust loojanguni, mingit probleemi ei ole. Nad on nüüd omavahel kokku leppinud, et kui ikkagi turist tuleb, siis $5 eest saab 5 meetrit sõita. Et nagu need päevad on läbi, kus nagu taksojuht kohaliku hinnaga siis turisti veab. Et me siis suutsime mingi mitte taksojuhi leida. See siis viis meid hotelli ära, esmamulje oli ikkagi selline suumune, nad seal põletasid seal midagi, sõidavad mingi soltkütusega, kõik õhk on sinine, mingid riisipõllud, sellised naljakad majakesed, et mitte sellised nagu siin taustal. Aga selles mõttes oli kihvt närvipinge langus, et olime ikkagi kohal. Ja see on nüüd ärasõidupilt siis minust ja Triinust, et need taksod on sellised nagu sent surmale võlgu, et tõepoolest, et kõik tablood, odomeetrid, kõik näidud nagu seal rahulikult vaip peal, et need tablood lõpetasid koostööd juba võib-olla siis, kui mina sündisin, võib-olla sellel ajal, et need olid nagu parajad romud, aga teiselt poolt, ütleme, see pilt tegelikult illustreerib hästi seda Madagaskari sellist vaibi, et kes on nagu kolmanda maailma riikides käinud, et ega see midagi nagu erakordset ei ole, et erakordne lihtsalt nende kohalike rõõm selle kõige keskel. Et ma enam ammu ei viitsi nagu pead vangutada, et näe, siin mingi eesliga keegi läheb ja see ja too. See on see, et nüüd sa oled siin minnaksegi eesliga. Aga kohalikud on hästi kihvtid, hästi rõõmsad ja see näoilme. Nüüd Triinuga koos reisides mul õnnestus siis vaadata nende väikeste laste näoilmeid, sellised, ütleme, 3-4-aastased, kes esimest korda elus nägid valgeid. Ja tead, see oli et nagu ufo oleks tulnud kuskilt või et see oli lihtsalt nagu nii ehe, üks veel hõõrus silmi ja niimoodi, et nagu lihtsalt nii kihvt, et see maa on ja selline rikkumata veel turistist ja rahast ja kapitalismist ja kui taksojuhid nagu välja arvata, siis oli väga kihvt. Ehk siis esimesel õhtul jõudsime, parkisime asjad hotelli ära, mina panin Padavai otsima siis kohalikku bussijaama, et leida meile ülejärgmiseks päevaks kell 6 hommikul väljuva bussipiletid. Triin muidugi küsis, et juba augustis, et Kerli, et kas sinna Morondovasse nagu 700 kilti, et kas sinna lennata ei saaks või? Ja siis ma ütlesin Triinule, tead Triin, mina reisin 10 riiki aastas ja mul on hoopis teised eelarved ja mina siselendude eest neeru ei üleüldse nagu kuiss on ju. Mina reisin, sina oled kaasas, sina oled kaasas. Triin ütles, okei, ma olen kaasas, rohkem sõna ei võtnud. Siis kui me olime mingisugune üle 10 tunni olime seal minibussis, siis ära loksunud on ju kivid auka on ju, saab hingata, ei saa hingata on ju, seal Triin assisteeris mind oksekottidega ja kõige muuga. Kuule, et kas nagu tagasi äkki lendame või? Ja siis ma käratsin talle, ütlesin ära mõtle minu mõtteid. Selleks hetkeks mind nagu üldse ei morjendata, kui palju see lend maksab, et nagu jaa, me lendame tagasi. No muidugi me lendasime selles mõttes, et pileteid ei olnud, et esimesed piletid lendamiseks Morondovasse Antananarivosse olid 8. detsembril, ammu siis, kui me oleks kodus olnud. Nii et me siis saime 2 korda nagu sõita, et esimest korral minnes 15,5 tundi ja tagasi 17 tundi. Aga need olid sellised kihvtid tunnid, et ma õppisin enda kohta hästi palju nagu psühholoogiliselt ka, et mul on lihtsam taluda mingit rõvedat teekonda, kui ma täpselt ei tea, millal see lõpeb. Et kui ma Mapsist nagu kogu aeg vahin, et jälle me venime, jälle me peatusime, jälle see, jälle too, eks ole, et nagu Maps näitab, on peas oled ära arvutanud, 1,5 tundi veel, siis saab läbi. Aga ei saa, sellepärast, et me oleme peatud mingi bussi kõrval, kes vajab abi ja siis sealt meie kõrvalt mingi noor kuts ja pani läbi akna välja seda bussi putitama siis ja näed, et see kõik oli see, et ise plaanid ja jumal juhib, et nagu tagasi jääb, me isegi mingit Mapsi ei vahtinud, et ütles, et me jõuame tagasi siis, kui me oleme tagasi jõudnud. Ja täpselt nii oligi.
Ja miks me sinna Morondovasse siis sõitsime üldse 700 kilti, me sõitsime sellepärast, et seal on siis Madagaskari kõige kõvem vaatamisväärsus need baobabi puud. Neid ma teile kohe näitan. Sõna kuulnud, aga ma ei teadnud, et see on. Vaata, siin on kohe käteräti peal, on rannaräti peale kohe maalitud, aga näitan ka Avenue pilti. Mis on ahvileivapuu eesti keeles siis? Jaa, ta on ahvileivapuu, ta peaks olema kokku maailmas 9 liiki, et nagu Austraalias kasvab ja veel Aafrikas nagu Zimbabwes ja värki, aga nüüd nagu see konkreetne puu, et seda on siis ainult Madagaskaril. Ta on siis kõrge ja suur. Ja ta on kõrge, ta on kuni 30 meetrit kõrge ja tüve ümbermõõt on ka mingisugune meeletu. Ja see on siis, ütleme, see baobabide Avenue, mis on 1 miljonist kohast, mida enne surma kindlasti peate nägema. Enne surre või kui see on nähtud. Sul oli Facebookis üks siuke tihedate puudega pilt ka? Jah, et... Ürituses. Jah, ma kohe proovin leida selle tihedamate puudega pildi ka. Mul oli vanaema ahvileivapuu. Ta läks nagu suureks, nagu ikka, ta oli nagu suur. Ja sa mõtled, et see... Aga ta ei olnud selline nagu ühe tüvega, ta oli lihtsalt nagu... Ja ta oli selline midagi laiali, on ju. Aga see nimi oli vaata ikka lapsepõlves nagu äge. See vist see, et selle Avenue pärast me sinna Morondovasse siis loksusime 15,5 tundi läbi riigi nagu ühest otsast teise niimoodi läbi lõikes. Ja hea uudis oli see, et see Morondova on siis nagu rannalinn. Et imeilusa valge liivaga selline kaluri, linn, 40 000 inimest, eks ole, et ta on sellise külavaibiga, aga ja sealt need baobabid siis olid tuk-tukiga mingisugune 45 minti sõita. Aga kuna me saime päris kiiresti teada, et me tagasi mitte ei lenda, vaid lähme uuesti selle sama bussiga kivid auksest teid seal tegelikult ei ole, et need teede seisukord isegi nagu riiklik maantee on väga kehv. Ja siis me otsustasime, et me lihtsalt koha peal mööda mingeid rahvusparke ja asju ei sõida. Neid leemureid ka vaatasime nagu enne ära lendu nagu 3 tundi enne nagu loomaias, siis käisime, saime oma linnukese kirja, et mul ikkagi süda jäi vaevama, et kuidas nagu Madagaskaril käid ja leemureid ei vaata, et ma siis loomaias vaatasin. Aga põhirõhk oli siis nendel baobabidel, et neid näha ja Morondovas siis rannas chillida ja võtta rahulikult, sest Madagaskar on suur, ta on nagu roppult suur. Ja nende parkide kaugused võib-olla kilomeetrite mõttes ei olegi nii suured, aga nüüd kui paned olematud teeolud sinna juurde, siis tegelikult igaks ettevõtmiseks kulub päev. Ja siis me otsustasin, et me seda tegema ei hakka, chillime seal külas, sööme-joome, vaatame baobabe ja siis tagasi pealinna. Ehk siis maandumisjärgsel päeval me olime pealinnas. Tutvusime siis kaubanduskeskuste ja turgude ja ma ei tea, mille kõigega veel, 20 000 sammu. Ja kokku tuli siis elu kõige nagu massaaži rohkem päev, et seal on ütleme 25 minutit refleksoloogiat, maksab 4 € ja kogu keha massaaž maksab 3 € ja et need on sellised nagu naljahinnad. Et kui sa oledki kuskil sellises pool agul pealinnas, kus midagi nagu tarka niikuinii teha ei ole, et seal ei ole, et nii Louvre'is peab käima, Eiffelit peab vaatama, et seal ei ole mingit Louvre'it ja Eiffelit. Nagu käid ühes salongis, käid teises salongis, sööd siin krevette, jood seal kookosmahla, eks ole. Me püüdsime taksojuhte ka nõusse rääkida, et nad siis veaks meid seal ühest kaubanduskeskusest teise. Need küsisid nii palju raha, et mitte mingil juhul. Mul on mingi põhimõtte asi, nagu mitte raha asi, aga põhimõtte asi. Ja siis Maps suunas meid mingit nagu kohalikku sellist külateed pidi riisipõldude vahelt siis kõndima. See oligi see koht, kus ma näitasin, et need lapsed möllasid
et see tegelikult, mis on pull, et see kujuneski reisi võib-olla üheks tippsündmuseks, et me ei plaaninud ju minna kuskile Ahulisse riisipõldude vahele kondama, aga see lihtsalt kujunes nii, sest meil oli vaja saada, ma ei tea, Ülemiste keskusest Rocca al Maresse ja nii ta oli. Et hästi-hästi kihvt. Külalised ja hotellikülalised ja turistid, ega nad seal rannas ringi ei kappa, et nad on sealt ühest maasturist teise, ühest loomapargist teise, et tegelikult Madagaskar on ikkagi selline loodusturisti sihtkoht, et kedagi sellist, kes ütleb, et mul on baobabid nähtud tagasi bussi Euroopasse, et selliseid hulle on vähe, et ikkagi tullakse nagu hästi tõsise kavaga, et mis kõike liike ja taimi ja seda ja teist ja mida kõike nägema peab. Et sellepärast me olimegi seal nagu mingid viirastused, et kohalike seas tekitasime hästi palju elevust, sest neid, kes päevade kaupa tolkneks kuskil rannas, et kuule, neid ma olen näinud, no ikka neid, need on samad näod. Et see on hästi erakordne Morondova kontekstis. No turvaline oli. Ja hästi turvaline oli. Eks nad üritasid nagu juttu teha, mingisugused hõiked, eks ole, bonjour, madame, ja siis nagu olenemata sellest, mis keeles sa siis nagu vastu ütled, et siis tegelikult sellega nagu enam-vähem lõppeski, et võib-olla mingi comment ça va nagu küsiti ka otsa, aga siis mõni eriti julge küsis, et mis su nimi on ja siis kui sa nime ütlesid, siis sellega jutt lõppes nagu, et oligi kõik, et nad olid sõbralikud. Ütleme sellised rahamai, et nad ei olnud, et sinna baobabide juurde ka on sellised nagu võrdlemisi kivisse raiutud taksid, et nagu jumala pärast ei tohi nagu valget turisti sinna alla 15 euro viia, sest muidu teed nagu vea. Ja neil tegelikult nagu kuupalka, et seal nagu $2 kuus oled pereisa, toidad 4 last ja sööte riisi ja kõik on mõnne. Et mango kilo on 10 eurosenti ja neid on nagu mädanevad õunad meil kuskil suvila kruntidel, et selline päris soodne elu on seal. Ja ütleme nii, et kui siis sellele riksamehele ütled, et ma ei anna sulle 15, et ma annan näiteks 10 või et ta kõigepealt küsib 20 ja ütled, et ei, et ma ei anna, et ma annan 15 on. Et ega ta siis väga mingi ummisjalu sind nagu ei tule seal veenma, et kuule ausõna või teeme või ei saanud, ei sobi, et nad ei ole nagu selles mõttes selle nagu rahaga nii ära rikutud, et see on pigem boonus. Et nad on harjunud sellega, et raha ei ole. Ja kui midagi tuleb, et ega selle nimel nagu võimlema ei hakata mingisuguseid piruette tegema, et kui tuleb, kui saatus tahab, siis on, kui ei ole. Et hästi selline chill vibe on, et hästi mõnus. Nii, siis, mis meil järgmine pilt on, see on siis sellest Antananarivo pealinnast, kus siis ka sõidavad ringi mingid maasturid, leksused, võrrid ja siis tüübid panevad siis mingi ise tehtud kärude peal kondi jõul ka veavad pakikesi, et hästi selles mõttes koloriitne. Ja siin on siis nii-öelda firmajook. Firmajook on siis värske mangomahl. Et seda sai kõiki mahlasid, ma ei tea, guavat ja kookost ja baobabi mahla ja mida iganes soovid, et need siis sellises kõvemas restoranis, et selline 4 tärni ja ilusad toolid ja ilusad lauad ja valge lina, et seal siis nagu tuli euro maksta selle joogi eest. Võt tänaval, et siis ka säästuvariant, et see siis oli 20 senti klaas. Aga ikka klaasist on küll, jaa, tänaval oli ka klaasist ja siis see loputati ära ja anti järgmisele. Et sellist plastikut oli vähe. Nii, siin on siis meie esimesed mangomahla joogid siis hotellipoolse hommikusöögiga lööme klaasi kokku Antananarivos kohale jõudmise puhul. No et kui seal rannas siis oli ära paterdatud paar päeva nii-öelda nendest bussisõidust ja loksumisest, siis niimoodi ennast sirgeks magatud, siis enne päikese loojangut on siis parim aeg minna neid baobabe vaatama.
ja loomulikult kõik olid seal siis kohal, et nagu kõik valged inimesed, keda me vähegi kuskil restoranis, rannas, meie enda minibussis, keda me kõik näinud olime, no lõpuks oli mingi tere, et nagu kõik oli ühes kohas samal ajal. Palju neid valgeid oli seal? Meil oli 2 Prantsuse seljakotirändurit naisterahvast, kes olid tulnud Madagaskarile vist nagu pikemalt chillima. Ja siis oli üks USA kutt, kes oli meiega samas bussis ja mäleta neid rannainimesi ma nii hästi ei mäleta, igatahes oli head, kui neid me oleme näinud, on ju. Ja ütleme enne loojangut me siis selle tuk-tuki endale kauplesime, 45 minti sinna kärutasime. Ise veel olime suht nagu sabinas, et miks see tuk-tuki vend nagu kuskilt mingi X-teid pidi nagu sõidab, et siis selgus, et ta lõikas, et ta teadis paremini kust minna, aga noh, nagu ka mingi imemarsruuti pidi nagu sõitis sinna, aga vaatasin, suund on õige, et iga lennujaamast sai siis paari euri eest selle SIM-kaardi, datat siiamaani, kõik toimis. Et ja vahepeal selle 17-tunnise teelõigu peal vahepeal ei olnud wifit, aga suurem osa ajast oli tegelikult läbi olemas, et selles mõttes oli mõnna. Ega mõnda baobabi seemet ei pannud taskusse, et meil oleks hea vanalinna aias kasvama panna. Ei pannud. Nüüd on see võib-olla keelatud ka, et midagi seal. Ma olen Euroopa Liitu juba siis. Ja võib-olla ikka päris kindlasti. Ja võõrliike juhul jõu. Pärast olete Rootsi kardinatada, aga osmas enne. Vasakule edasi liikuda hoopis. Ei, ta ei lase olema minna, et mingi süsteem siin. Siis seal Morondovas oli ka mingi jõekene. See jõgi on nüüd siin pildil ja teisel pool jõge siis on ka mingisugune hõim, kellele saab siis külla minna mingid kalastajad ja saab ekskursiooni võtta nende juures ja mida kõike veel, aga samas, kui sa oled nagu mingid 3-4 nagu kalastusküla elu jooksul nagu külastanud, et siis võib-olla see 5, 6 ja 8 enam nagu lisaväärtust ei loo, et jäi minemata. Siin on siis Antananarivo arhitektuuri. Et seal ongi sellist hästi ugri-mugri, et on mingisugused hüütid, siis on ütleme sellised linnupesa sarnased majad, siis on mingisuguseid kõrghooneid vahepeal viskab sekka. Ja see on siis Antananarivo pesumaja. Pealinnas pestakse pesu jões. Kuivatatakse jõe pervel, kõik on seal juures rõõmsad, kes vilistab, kes laulab laulukest, kuivamise ajal ollakse koos, vahetatakse päevauudiseid, mõni erksam on mingi telgikese isegi üles pannud sinna pere peale, et päikese eest ennast varjata, nii et see oli selline huvitav asi, siit me kõndisime ostukeskusesse, et jällegi, et mida kõike näeb teel ostukeskustesse, et kui jalgsi minna. Ja siis käisime turgudelt ka läbi ja siis Triin on meeletu nagu puuvilja fänn ja mingi kohalike selliste toitude fänn ja et kõiki maailma vilju tuleb nagu proovida, sest see koha peal nagu küpsed ja siis hakkaski peale. Kõigepealt ta ostis seda jackfruit ja mina olen vaatamas turuputkadest nagu käinud distantsiga mööda, et ma ei viitsi. Aga teda see väga erutas ja siis kõigepealt tulid siis mingid jackfruitid kilekotiga, et võta maitsega, muidugi olid väga head, eks ole. Siis järgmine kilekott olid siis need Hiina ploomid, liitšid, mida ka meil on nüüd müügil, et Madagaskari liitši on Prismas 10,99 kilo, et head ostmist, et väga maitsvad. Ja siis loomulikult mangod ja loomulikult papaiad ja loomulikult banaanid ja ma naersin, ma pole vist nagu elu sees nii palju mangosid sööd kui selle 11 päeva jooksul, mis me seal Madagaskaril olime, et päris huvitav reis. Ja ütleme toitude mõttes neid kala sellist krevetti ja
noh, neid nagu pakuti palju, aga teiselt poolt oli ikkagi selline pitsa, pasta, makaroni, noh, et siin ka justkui mereandisupp on pildil, aga tegelikult on siin suurem osa on makaronid ja siis mereand on nagu ikka vähevõitu. Et nii, siis on, see on ka pealinnas tehtud pilt. Et jah, et nagu kõike leidub, et kes peab lehma, kellel on mingi kõrghoone kuskil taustal, kõik on võimalik. Et selles mõttes hästi koloriitne paik. Ja siit ma olen siis pildistanud Turu tänavat, kus on kõik need viljad ja noh, ise näete, mis vaib on, et päris siginat-saginat on palju. Kaaludel vasturaudasid ei ole. Kõik nagu käib niimoodi nagu kuidagi silma järgi ja tunde järgi ja mingi, ja see maksab nii palju. hästi palju. Siin on siis ka see Antananarivo linnapildist siis veel üks kaader. Ja siin on kihvt siis, kuidas saab osta sibulat, tomatit või pruutkleite. Sama koht. Jah. Hästi palju on neid tomatid ja sibulaid ka. Siis on hea päev olnud. Siit on siis bussi aknast tehtud pilt selle 700 kiltsi jooksul, et mis siis aknasse paistis, et oli linnu, oli külasid, oli tühermaad, oli kõrbe ja oli sellist oaasi moodi maastikku, et väga mitmekesine. Parditiik, siit kõndisimegi mööda, kui me riisipõldude vahel ostukeskuseid otsisime. Ja siin on siis Morondova selline ilus palm ja vaivet. Ja see on siis tagasiteel pärast päikeseloojangut Baobabide juurest tuk-tukiga külla. Taimad. Siin on siis lihalett. Siin klõpsan pildi. Nii kuum ei olnud, siis et liha on ikkagi leti peal. Antananarivos tegelikult õhtud olid täitsa jahedad, et mul olid kõik need Eestist mineku Oslo, kõik need riided olid ümber, et 17 kraadi oli õhtuti. Morondovas oli 27, et seal polnud probleemi, meri oli 28 oli seal India ookean, aga pealinn oli jahe, õhtuti. Päeval ja viskas sellise 25, 6, 7, 30, aga õhtud olid 17. Ja siin on siis päikeseloojangu tants, et erinevalt muust maailmast kohalikud väga hea meelega poseerivad kaameras. Keegi mingit kätt pikka nagu raha ei küsi, et on hästi selline vahva vaib ja siis nemad teevad meist pilti ja meie teeme neist pilti ja kõik on nagu partnertehing. See on siis iga hommikune ja iga õhtune trall nende kalavõrkudega. Ka huvitav vaadata mingi maani ja siis lõpuks nagu mis sa siis ikka nagu kalaspetsialistiks ju ilmselt nagu ei hakka, et seista seal kõrval, et tegin oma pildi ära ja kõndisin edasi. Sest hommikud olid ainuke aeg, kus ikkagi ilma suurema UV-ta nagu trampida sai, et seal ju päike ka nagu mingi pool 7 vist on nagu kolaki kott pime kõik ja jutul lõpeb. Kes nad siis on nagu juhatajast või nad on? Tead, seal on see, et kes nagu võrku aitab sikutada, nende vahel jaotatakse midagi laiali ja siis mingi osa liigub turule ja mingi osa pannile ja kõik kuidagi nagu tundub, et on hästi voolamises, et ei ole see, et see kokkuostjale see sellele, et kõik on hästi chill, et käigu pealt vaatame, tahad seda kala, võta. Et ei ole seal sellist mingit normi järele tegemist, mulle tundus. Ja siis nad selliste 1-2 mehe paatidega seal sõitsid. See on purjekas ikka. Jah, purjekas. Ja siin on siis bussireisi ajal tehtud, et nii kui need minibussid peatuvad, siis kõik need
koolilapsed ja naised ja need on siis kõik seal bussi ümber ja müüvad sulle banaane ja kõike ja siis kui väga hästi aru ei saa, mis see siis maksab, et siis nad otsivad taskust selle raha, et on see siis 500 kohalikku või 1000 kohalikku ja siis näitavad sulle. Et ei ole mingit prantsuse keelt, mingit inglishi, mingit nagu kõik saab, räägi eesti keelt ja nälga ei jää. Et see oli hästi kihvt. Siis aga mingeid ohtlikke olukordi ei tulnud seal ette? No tegelikult ei tulnud jah, et oli meil on niimoodi, et see kõlarikultuur on see, et nagu kellel on kõige kõvem kõlar, et see on küla kõige kõvem mees, et ja see reklaamide tegemine on ka veidike selline vanamoodne, et kuskilt autokastist keegi karjub päevauudiseid või valige seda või valige teist, et see nagu natukene käis närvidele, et teatud päevadel nad seal lõugasid, et meie hotell oli hästi keskel ja siis me olime nagu müra suhtes tundlikud, aga samas rand oli 400 meetrit, et me olime nagu kõige keskel, et see oli hästi kiita. Siin on siis lõpupilt, kuidas me siis taksoga tagasi lennujaama poole liigume. Ja siis mul on mingisugune hunnika selliseid mina pilte, aga neid ma vist ei hakka siin eksponeerima. No miks mitte? Mõne näite võiks ju tuua. Nii et sul on üks huvitav näide just. Võistis jah? Okei, no näiteks lasin endale sellise näomaalingu teha 2 euro eest ja siis kutt siin piilub taustal, et mis toimub. Ja neid kookospähkleid, neid me siis Triinu sõnul seal pidi palju elektrolüüte olema, et lõpuks ta oli nii palju neid joodneid kookosveesid, et naerisid. Et varsti sädaled nagu jõulukuuski tulesidki pole vaja sisse panna. et need siis olid selline, ma saan mõtlen, mis ta eurodes siis oli 30 eurosenti oli siis üks kookospähkel, palun värske ja head isu. Kas kõik on ju olnud seda kookospähkli piima? Mulle meeldis. Mõni on parem, mõni on halvem, et nad on erinevad, et suurus on erinev ja kuju ja mõnes on mahla rohkem, teises on vähem. Et meil oli jah selline kõva kookosvee orgia ja siis ühes restoranis me tellisime siis ka baobabi mahla. Et baobabi puu, eks ole, väga ekstravagantne näeb välja, aga ma ei teadnud, et baobabiga söögiks tarvitatakse ja siis kui ma panin nagu mingi baobab fruit to eat ja siis tuleb mingi miljon mingit vegan öko lehekülge, mis võimas taim, mis C-vitamiin, mis kõik maailma asjad on. Et see on huvitav, et kuidagi see turismi baobab ja siis see baobabi vili, et nad elavad mingi täiesti oma elu nagu, et see on umbes see, et ja nüüd tulge vaatama meie õunapuuaeda ja kõik räägivad sulle nagu seda õunapuust, aga seda, et koolaõudest saab teha seda teist viiendat õunakooki moosi, nagu sellest ei räägi keegi, et räägivad sulle sellest puust ja tüvest ja mingi lehtedest ja lehetäidest, nagu hello, et see on nii huvitav, et ühelgi turismi sellisel baobabi teemalisel lehel ei mainitud seda vilja ja seda, mis... See vili on nendel samadel kõrgetel puudel, no kuskil mingisuguste väikeste paksukeste. Võt selles osas ma jään vastuse võlgu, aga ma tean, et ma ostsin selle vilja jahvatatud pulbrit. Et selliste kotikestega tõin Eestisse, roosad kotikesed. Ja siis ma segan neid vahepeal kookosvee sisse ja meenutan Madagaskari. No on see maitsev? On küll jah, on küll. Et ta on selline huvitava sellise C-vitamiini sellise vungiga. Ja siis midagi ohtlikku nagu ei olnud. Öösel seal vudasime ringi ja võib-olla kõige ohtlikum ongi see, et seal ei ole väga palju valgustust. Seal on pimedavõitu
ja kuna teed on sellised auklikud, et siis on ikkagi oma vastutus, et iga su järgmine samm, et kas sa astud auku või astud sirgele maale, on enda teha. Madu ei olnud. Ei olnud. mis loomi sa lähme võis? Vale inimese käest küsid loomade asju, sest minu huvi oli väga eksklusiivselt ainult need baobaabi puud, aga leiamureid ka siis loomaaias vaadatud ja eks seal on need alligaatorid ja krokodillid ja sellised ka ja siis need paabulinnud ja ütleme kõik need sellised eksootilised elukad sisalikud olid seal loomaaias olemas, aga jällegi, et see ei ole minu ütleme, et ma ei käi jah neid loomi linde nagu vahtimas, et isegi Paapua Uus-Guinea nagu lennatakse teistest maailma otstest kohale, et näha paradiisilinde. siis mul oli sealt, mis paradiisilind et see on nagu selline linnuvaatlejate nagu mingi mekka, et sa pead kordelus käima Paapua Uus-Guineas, et need paradiisilinde, neid ei saa puuri pista ja loomaaeda pannes nad surevad maha. Nad on sellised linnud, neid saab näha nüüd elavas looduses ja ainult mis me käisime seal. Siin on mingid linnad. Ühesõnaga, et ma olen nagu hästi vale inimene rääkima lindudest ja loomadest, et ma parem vaatan inimesi. Kuskil, kas see oli Austraalias, me sõitsime mingisugusele laevaga vaatama lindusid ja me nägime kormoraani. Näidati kormoraani ja täpselt niimoodi soomlased on veel eriti hullult tagasi. Ja siis nagu väga rõve. Praegu on nagu ajalugu nagu seal, on need, kuidas need on, statues, tead, igasuguseid kujusid ja nagu oma ajaloole nagu pööravad tähelepanu või nad on pigem sellised? Pööravad ikka küll, et ega seal ei olnud nii, et kirik on kirikus kinni, et eks nad ikkagi loodusvaimude ja loodusrituaalide ja initsiatsioonidega tegelikult möllavad. Aga jällegi, kuna Madagaskarit turundatakse eelkõige kui siis linnud, loomad, puud, rahvuspargid, et see on lihtsalt nagu nii kreenis selle floora ja faunaga, siis seda, et nagu tule vaata meie riitusi või see nagu kus nagu Etioopia nagu et Madagaskar ei ole nagu kaardile trüginud sellega. Ja Morondova linna tutvustuses küll on kirjas, et meil on nagu need tseremooniad ja need initsiatsioonid ja see ja too. Aga samas kui linnas ringi liigud, siis ei ole mingisuguseid mapkasid ja lippe ja putkasid ja nüüd see show hakkab kell 4 ja see show hakkab 4:30, et nad ei turusta. Et nad on hästi, müüvad rahulikult oma mingid suveniirikesi ja müüvad oma vaniljeikaunu värskeid ja ostad oma 20 sendise kookos põhjal vaniljejäätise, sinna on siis ehtsat vaniljet, ohtralt puistatud, et selles mõttes on ikka imekoht, et see hinnakvaliteedi suhe on, et nagu Eestisse tagasi tuleb ja mõtled, et oh my god. Miks ma ei toonud seda vaniljet? No ma tõin, aga jah, et lõpuks on jah seal, et mis ma taga siis nagu teen, et mulle see laiali jaotamise osa nagu ei meeldi sellest, et ütleme kilone pakk värsket vaniljekaun oli 60 €. Kuidas see importimise võimalus Euroopa Liitu sealt on? Vat ei tea vastuse. Meil just praegu on külas mingi mees, kelle sõber soomlane, mingi Marti või midagi siukest omab seal mingit vaniljakasvatust Madagaskaril. Eks nad toovad sealt nagu... Ei no keegi käest ära ei võtnud, et Ülemiste lennujaamas sain rahulikult tollist läbi, et... Olgu nagu kaunad või? Ei no need samad, vaata Santa Maria ju müüb seda... Ja ikka kaunad või kus ise? Kaun, aga lihtsalt, et ta on värsked, see ära tolletund variantidega, mis ma olen käinud tollis avamas kohvrit, et näete, mul on vaniljekaunad, mis ma teen või? Eelmine nädal just üks naisterahvas Dubaist tulles tagasi vahele, kuna tal oli 320 kilo
Dubai šokolaadi. 320 Dubai šokolaadi. Ja siis ta kleimis, et see on kõik tema isiklikuks tarbeks. igast päevast. ühte kilodes ei olnud, seda ei tea ära. Ma ei ole elusest nagu Dubai šokolaadi. 320 tükki Dubai šokolaadi võib-olla. Ei tea. okei. No mitmed kohvrid. Aga mis siis Madagaskarilt jääb kõige rohkem meelde, need sõbralikud inimesed ja need puuviljamüüjad näiteks, et kes siis seal bussi aknale koputasid oma mangodega, eks ole, kauss peas, mangod käes, on ju. Et kui Euroopa inimene pöörab pilgu ära, kui talle liiga pikalt silma vaadatakse, siis nendele võis rahulikult 2 minti vaadata silma ja nad kordagi ei pööranud pilku ära. Et selles mõttes siirus ja et ei ole seda vale häbi või nagu kõiki neid kihte, mis on sellele meie kultuuriruumis, et ära jõllita, ära see, ära too. Et nad lihtsalt rahulikult vaatasid silma minutite kaupa ilma vähimagi mingi probleemita. Ilma, et see oleks mingisugune võistlus siin, vaid hästi ehedalt kohal olles ja selles mõttes jah, et nad on õnnelikud inimesed. Nad on ikkagi päris tumedad. Jah. Ega te nagu ise nagu ei pea ennast aafriklastes sugugi. Nad on aga tegelikult meie jaoks näeb välja ikkagi täitsa nagu aafriklane. Musta ja asiaadi hübriid on seal suures osas. Ja neid on seal mingi üle 20 miljoni, et neid on päris palju ka. Ma enne vaatasin, kuna ma otsusin selle õudse kuninganna nime, siis ma vaatasin, nendel oli, kui 1975 oli neid veel 7 miljonit ja nüüd on 31. Nii et 50 aastaga on nagu siis 4-kordistunud rahva. Päris hästi toodavad. Mis riikidega võiks võrrelda? Sa oled üle 100 riigi läbi reisinud, et... No eks ta sellise 3. maailmaga samale pulgale läheb, et kus teised ka eesli rakendiga liiguvad, et seesama Mosambiik sealt üle vee ja kohe need Zimbabwed ja Botswanad ja kõik see vöönd tegelikult on võrdlemisi sarnane, aga Madagaskar, kui nad on saared, siis seal on rahulik ja et ta saab nagu selles oma mullis nagu podiseda, et neid kõrvalisi mõjusid, mis maismaa riikidel on, nende käest ta nagu ei vaevle. Aga tähendab, kihvt reis oli ja loomulikult palju aega tuleb varuda seal, et tavaliselt sellised mingi seljapoti inimesed nagu alla 3 nädala nagu mõeldamatu, et Madagaskarile minnakse. Heal juhul 3 kuud on sellises kiires tempos kogu saare läbikäimine ja seal siis põhjaosas on ka siis nagu prantslastele mingisugused nagu vähe fansimad kuurortid ja kus see turism on siis rohkem kanda kinnitanud. Et kus on siis nagu seda rannapuhkust rohkem, et aga see Morondova ja et seal on ikkagi see, et magad öö ära ja õpped maasturisse ja edasi. Et ta ei ole nagu selline beach destination, et nüüd on siin meil banaanisõit ja kutsub see pole seerand. Aga seda ehedam ja seda ägedam ja kas võistades oli ka, et küsisime, et kuidas need pissipeatused, siis juht otsustab. Okei, kuidas siis juht otsustas, et juht otsustas vist enda järgi, vaatas enam-vähem, et iga 2 tunni tagant võiks siis mingi pissipaus olla ja kui Eestis on see, mehed vasakule, naised paremale, et siis nagu Madagaskaril ei kureerinud keegi midagi, igaüks jooksis sinna, kuhu tahtis, oppeliste põõsaste vahele ja tagasi tulles oli meil üks peatus suisa nagu keset küla. Et keset küla pidas buss kinni, ütles, nüüd on pissipeatus, siis me seal jooksime majade vahel, jõudsime mingisugusele kallakule ja siis toimus kollektiivne kusemine. Mehed, naised, jaksid, eks ole, meie siis Eestist, eks ole, see oli mingi hiinlased, asjad, kõik oleme seal rivis, mehed, naised, 1, 2, 3 ja nüüd soristame. Et pärast Triinoga naersime, et kui nagu enda tutvusringkonnas peaks nagu mõtlema, et siis nagu osadel jääkski kusemata nagu mitte mingil juhul, et sa oled keset küla, eks ole,
avalikult ja siis seal nagu oma bussikaaslastega seal sisuliselt nagu siis silgutrivis nagu noh, pool tuttavatega siis urineerid. Juhututtavatega urineerid koos. No ja see oli lihtsalt nii selline nagu teistmoodi kogemus, aga sealses keskkonnas see on normaalne. See ei ole see, et me läheme nüüd Raekoja platsi sirtsutama siin kõik olid kuuse äärde 1, 2, 3. Jaa, see oleks imelik, aga seal see ei ole imelik, sest kõik teevad nii. Seal oli, seal pealinnas oli ühel emal, kes siis neid turu asju müüs, tal oli laps kaasas. Ma arvan, silma järgi see laps võis olla selline 4-aastane või 3-4 aastane. Lapsel tuli sita eda. Ja loomulikult seal ei ole mingid avalikke vetse, et mündi käima, et lõpetage ära ja laps kakale, mis ema teeb. Ema otsib esimese kilekoti, paneb selle sinna sillutisele, situ siia. See on üksi maha, keegi ei vaata, keegi ei filmi, keegi ei pilti. See on normaalne. Ja tegelikult ongi. Ja kõik, mis seal keskkonnas on selline naturaalne ja ei mõelda üle, et see tegelikult rikastab meid ja mõnes mõttes teeb meid vaesemaks. Et käisime seal siis poodides ka, Morondovas siis 40 000 asulaga või siis asula poodides. Mis seal siis oli? Seal oli siis USA nagu Goodwilli asjad olid jõudnud otsaga Madagaskarile. Ja kes ei tea, mis on Goodwill, Goodwill on siis selline nagu humana tüüpi veits jah, et uuskasutus, taaskasutus, mis iganes, aga on seal ka palju uut kraami. Nii et ütleme, et kes on nagu selline võib-olla bargain hunter, et siis on tegelikult võimalik sealt nagu saada mingisuguseid $100 kleite nagu $2 USA nagu Madagaskarilt. Et seal oli täitsa huvitavat kaupa ja siis oli mingi Primark ja mingid nagu väga huvitavad brändid, mida siis nagu maailma mingisugusest karuperesest nagu oli võimalik leida. Ja see kõik oli tore ja mingisugused nagu brändi asju või selles mõttes, et ma ei tea, aluspesu peab olema Calvin Klein või see või too. Siis kõnnid seal ringi ja mõtled, see pole üldse oluline. Ja seal maandud jälle nagu Eestis, siis nagu kuidagi jälle on oluline ja siis oled seal Madagaskaril, siis mõtled, et miks me elame oma elu nii keeruliseks ja kalliks ja mis tuled jälle siia. Et see on nagu nii huvitav, kuidas see sealne foon ja lihtsus kuidagi, see nakkab nagu, et nagu väga mõnus on. Väga mõnus on, et seal nagu ei tehta mingist tühjast nagu tüli, et kõik on siuke chill. See chill, nende väljend on siis Moora. Aega küll, sa põed, läheb kaua läheb. Et nagu selle teise inimese jaoks on alati aega ja see inimene ja suhtlus on palju olulisemad kui see, et kiiresti. Aga millegiga ma mingi eriti kaua nagu ootama ei pidanud, et tegelikult see efektiivsus ei olnud nagu see 3 aastat hiljem tuli supp, et et tegelikult kõik nagu liikus ka, et ei olnud midagi väga hullu. Ja ega see bussisõit ja kõik, et see oli lihtsalt olude sunnil, et kuna teed olid sellised ja liiklust oli palju, et see lihtsalt ei olnud võimalik kiiremini sõita. Aga muus osas teenindus ja kõik nad olid väga naksakad ja krapsakad ja andsid oma parima. Hiiumaa oli ka väga rahulik saar, et aeg pidi seisma, kui sinna minna. Et ma tean, kui on seal mingi võrdlusmoment, kus Eestiga. No kuna Madagaskar on lihtsalt nii palju suurem, et siis ma arvan, et seal on ka neid kohti, kus elu täiesti keeb, et ütleme, et see pealinn oma liiklusskeemide ja võrride autodega ja see oli ikka tegelikult võrguna. Et jaa, see on nagu kaubavalik ja kõik need liitšid ja mangod ja asjad on seal kohe maja ees, eks ole, turg on päikese tõusust loojanguni sisuliselt kaubandus käib. Aga lihtsalt see toss, mis on nagu sisse hingad ja nagu ühelt poolt looduslikult kliimavöötme mõttes on paradiis, kõik on roheline, palmid ilusad ja kes on lihtsalt maha raiutud mingi asemele tehtud prügimägi või mingid majad või näed, et me ikkagi oleme tsivilisatsiooni allakäigus, et
aga seal maapiirkonnas on jälle rahulik ja siis need mangomüüjad, need siis ööbivad sealsamas oma mangokastide kõrvale. Et päike loojub, siis mässivad ennast mingisuguse teki sisse ja siis päike üles tõuseb, siis koorivad ennast teki seest välja ja kohe et ikka see päike tõus ja loojang dikteerib kogu elurütmi ja mingisugune 10, 12, 1 ajal, siis kui see UV on kõige hullem, et ega nad ikkagi peavad seda siestat ka, et hommikul kohe kõigil kõhud täis on ju, tänavatoidud, putkad, värgid, pannkoogikesed, mis iganes supid, asjad, et korralik toitlustamine, kõigil kõhud täis ja siis, kui on see kõige suurem leitsaks, siis on kõik luugid kinni ja siis lõuna ajal hakkab või pärast lõunat alles hakkab uus ring. Et oli jah kihvt seal ja siis Triinu eestvedamisel siis maitsesin ka mina siis need tänavatoidu selliseid kõikvõimalikke siis mingi pannkoogi-laadsed ponšikud, mis iganes siis ette juhtus, et sellised rasvas praetud, et ütleme nagu maitseelamus, et nendest ma nüüd otseselt mingi lehekülgede viisi nagu ei jauraks kuskil reisikirjas, aga kõhu ma täis sain ja olen terve ja rõõmus ja roosa, et vähed lihtsalt, et see nagu olematud hinnad, et konditsioneeritud tuba puhtas hotellis wifi'ga, mäletakse isegi voli ma ei vaatanud, on siis 16 eurot öö, 400 meetrit märest. Ja mis seal ongi kihvt on see, et tegelikult ei ole turistikoht. Et sisuliselt oledki Põlvas ja Põlvas on meri ka. Et väga kihvt nagu. Soovitan minna, et eks reis selline piinarikas on ja piletid on kallid, aga samas koha peal on pealinnast eemal on ikkagi lillepidu. Eks see taandab ära, et kohale on piinet kallis. Summa summarum kõik sama välja. Läbi osta lähed siis. Aga kuidas seal nagu, ma ei ole ise nagu eeldelt teinud, et religiooniga on, et mis taust see neil sellega on? Ma mõtlen just, et kas see on nagu mingi arhitektuurist nagu mingi sakraalehitise kuskil nagu... ei ole, hütid ja mingid kirikuid. Mis siin on, sina oled lugenud religioon? Seal on ju käinud kohutav taplemine ju kogu aeg, et see õudne kuninganna rääkis raamatuklubist. Üks raamat, mida ma soovin, et ma ei oleks nüüd kunagi lugenud. Et seda pooleli, aga see on ikkagi mul täiesti nagu on mu elu ära rikkunud, ütleme. Kuningate sari, vaata, kuningate sari. Ja siis see nende kuninganna, kes oli umbes 1810. Ravalallona, kõik nad on selliste nimedega. Ja see oli lihtsalt kõige julnem inimene, keda ma maailmas olen nagu. Tema näiteks lõi Märtas umbes 200 000 kristlast. Ja nüüd lihtsalt ei löönud Märtas, vaid Hiinas surnus. Leiutas ainult seal trooni otsas, et kuidas paremini hiinata, kuidas ägedamalt hiinata. Ja siis tema taplis neid kristlased ja saatis kõik maalt välja ja et eks ole, et meie usk on alati olnud ja kõik nagu need moslem ja siis tulid jälle prantslased tagasi, mingi prantslaste, inglaste ja mingite kohalike mäsu kogu aeg käinud on. Prantslased tagasi, siis hakati kiusama neid moslemid. Ja nüüd ma ei tea, mis praegu, kuidas praegu hetkel. No mingid moslem võlstidest küll seal väga ringi lipatud, et paari nägime, aga mõned mošeed olid, aga seda, et oleks nüüd nagu kõik seal mustas ja nagu mingi... Ja. Selle julmuri poeg, kes oli ise nagu selline kapikristlane. Siis kui ema oli ära, siis hakkas uuesti selle prantslaste asjadega selline mingid suhteid soojendama, eks ju. Ja siis kuidagi see Kristus tuli selle palju rohkem tagasi, kui ma kohe vaatasin. Mingi alkoholikultuur on, et islam. Paarid on meil olemas. Et just, et see oli nagu teine osa küsimus. Google ütleb 85,3% on kristlane. Kohal oled jõudnud, siis viisa on soodne. Siis edasi
Madagaskarit kutsutakse 8. kontinendiks selle poolest, et 96% taimedest ja loomadest on väidetavalt ainult sellele saarele omased. Endeemilised. Ja endeemilised ja väidetavalt kasvab seal 12 000 erinevat liiki puid. Noh, et see ka nüüd nagu sõltub, et kelle videot sa vaatad ja vahepeal on 94% endeemilisi ja noh, et jah, et aga ühesõnaga on väga erakordne saar. Ja neid leemureid peaks olema 100 eri tõugu ja 90% töötavast leibkonnast teenib $2 päevas. Et see nagu paneb siis paika selle elustandardi, et taksojuhtidel mingisuguseid nutitelefone ei ole nagu millega navigeerida hotelli, et seal on ikka väga-väga basic elu, et tahad hotelli saada, siis ise ütled, kust paremale, kust vasakule, et see on selline tava eeldus, et turist peab ise teadma, kuhu teda sõidutatakse. Mida nad ekspordivad? Riisi, teed, puuvilla ja piimatooteid. Madagaskari ahvileivapuud kasvavad 30-meetriseks ja võivad elada 800 aastaseks. 30 meetrit on umbes 9 korda majadest. Nii. Ja need kunagi oli terve saar neid ahvileivapuusid täis, neid baobabe. Aga väidetavalt siis inimesed on ise neid maha põletanud, et saada põllumaad juurde. Siis on olnud neid looduspõlenguid, siis on äike sisse löönud nii kõrgetele puudele, et praegu neid on pigem vähem ja ka nagu nad on tegelikult välja suremisohus, et istutatakse küll juurde, aga nagu võtab nagu ikka 100 aastaid enne, kui ta kasvab selliseks, et keegi tahaks tulla nagu nüüd tulnud piltidega. Ja, no vot. Siis need Antananarivo tänavad on sellised mägised suurte tõusude ja langustega, et mis on jälle huvitav, tuled siit oma Tallinnast, kõik on rahulik silemaa ja siis maandud seal ja muudkui hurrita seal üles, alla, üles, et Aafrika värk, et alati tuleb üllatusena. Ja siis on jah, et on kuidagi nagu avalik saladus, et turistide käest küsitaksegi rohkem raha just nagu taksosõidu eest ja see on täiesti normaalne, et seda ei pea keegi mingiks ülekohtuks, et see on täiesti normaalne siis. Siis 19.15 oli juba kott pime. Mis võiks veel põnev olla? Putukad ei söönud hästi? Ei söönud. Mingit vaktsiini ei pea tegema? Ei, võib-olla soovitatakse, aga ei küsitud küll piiril ühtegi. Siis need guava, mango, baobabi, sidruni mahlad, et 200 milliliitrit oli 10 eurosenti täis klaas. No ma oli nagu kolme klaasi kaupa, et pane veel ära vasina. Et see oli päris kihvt. Nii. Mida hommikuks söödeti? Kontinentsal. Jah, eks nad ikka selle saia peal seal nagu liiguvad, aga eks see on ka klassikatud muna ja omlett ja mingid salatid ja... Lähed tänavale ostad tänava pončikuid. Just, pončikuid. Siis osad väikesed lapsed, need tahtsid mängida seda sellist nagu turisti puudutamise mängu nagu, et nende jaoks oli hullult nagu naljakas, et kui see persest näpistada turisti, et siis oli nagu ilgelt naljakas. Ja siis ma tegin omapoolse spinni ka siis nagu sellele mängule, et kui mingi 4-aastane nagu arvas, et nüüd on nagu 1-0 ja siis ma keerasin ümber, jooksin ja siis näpistasin teda vastu, mitte tagumikust, aga siis niimoodi nagu käest, niimoodi hästi-hästi lõdnalt. Siis ta jäi vaatama sellise hästi
mis nüüd juhtus, et tavaliselt vist keegi nagu ei jookse mulle järele või midagi. Aga ma nagu nalja ei mõistnud ja aga suures plaanis nad olid hästi uudishimalikud ja sõbralikud ja vähe peale tükkivad. Triin käis millalgi siis ookeanis, käis ujumisprillidega ujumas ja siis kohalikud poisikrutid sattusid hästi elevusse nendest prillidest, et nagu Triinust oli neil ükskõik, aga anna prille, Triin siis oli rolli mänginud, et ei saa aru, mida küsitakse. Minu prillid ta ei julgenud ka anda, et pärast poisid ei anna tagasi. Ja siis ta ütles, et nad juba nagu jäid jalgu, et nagu takistasid ujumist ja siis ta õppis siis kohalikus keeles ära mingi paar fraasi ja üks neist oli siis nagu tigedal häälel nagu ei käratamine ja siis ta oli nendel kluttidele ei käratanud ja siis oli kõik ookean tühi olnud nagu, et nad siin nagu välja ei mõisteta, vaata, et see oli kihvta. Ja siis et baobabid on planeedil Maa kasvanud 200 miljonit aastat. Ehk siis dinosaurustega samal ajal kasvasid need puud juba. Näksisid. Ja kogu selle baobabi avenüü fenomen on siis see, et see on 260 meetrit pikk ja selle 260 meetri peal on siis 25 baobabi. Et mitte 250, aga 25. Vot, ja tegemist on maailma vanima taimega, mis õitseb. Ja veebruarist märtsini toimub see õitsemine ja 9 baobabi liigist kasvavad 6 ainult Madagaskaril ja legendi kohaselt istutanud selle jumal isiklikult. Ja selleks, et vallatud puud, kes iidsetel aegadel ringi armastasid matkata, paigal püsiks, suskas looja nad paigal püsimiseks maasse juured ülespoole. Ei mingit ringi vantsimist. Nüüd olete paigal. Ja siis see baobab kogub oma tüvesse vett, et ta nagu kaev, et siis need elevandid käivad ka sealt, närivad selle koore nagu läbi strateegilistest kohtades ja siis saavad juua. Ja siis... Aga see metsades jooksevad nagu elevandid ringi. Seal 25 puu vahel va? Nendel on kuskil ka vihmametsa säilinud, minu teada. Kindlasti seal loodusparkides on. Mina ei näinud. Sest mina kuulnud see nagu filmi näinud, et see Madagaskaril ongi, et see keskelt läheb see nagu siis ma saan mingi mäeahel või mingi siuke. Ja et seal ongi nagu ühel pool on täitsa üks taimistik ja teisel pool on täitsa teine. Ja nagu klimaatiliselt ka, et selline saar, kus on nagu pool ja pool täitsa. Ja, sest ma ütleme selle taime ja loomastiku koha pealt nagu üldse pole minu osakond, et ilmselt need, kes seal 3 nädalat giidiga on kõik 4 ringi peale sõitnud, need võiks nagu surnuks rääkida, mis nad kõik nägid ja kuulsid ja ka... Saare idaosa on vihmametsa. No, eks ma siis järgmisel korral... Magistad seal koos nende elevantside. Nii, tähistaevas on hästi ilus, mingid satelliite on hästi vähe, et ütleme, et Liibüas oli nagu päris õudne, et nagu tähti ei näegi, et nagu on käinud satelliidid, aga Madagaskaril ikkagi oli ei sibanud nagu ringi need niinimetatud tähed. Ja siis, mis siis veel, et Antananarivost lennujaamast kesklinna on 19,3 kilti, et see on võrdlemisi lähedal, et ei ole seal enam 7 maa ja mere taga. Ja selles mõttes on lihtne reisida, et ajavööndi osas Eestist tund aega ees vist ja mingit nagu sellist nagu jetlagiga maadlemist ei ole, et kui juba kohal oled, siis on mõnna. I'm